enne kui tänase teema juurde tuleme, liigume korraks tagasi ehk on seda motivatsiooni, et miks me üldse selle teemaga tegeleme. Teatavasti, kui te mäletate, siis elektrivälja puhul oli kõige aluseks laengud. Meil oli teada siis laengute jaotusruumis, mida võib siis võib-olla üldisemalt väljendada laengu ruumtihedusega. Siis põhimõtteliselt oli võimalik selle kaudu arvutada välja siis elektrivälja tugevus kus tahes ruumipunktis. Ja tööriistad, mida me selleks kasutada saime, olid siis kas koloniseadus, mis siis põhimõtteliselt üldiselt võimaldas siis kolmekordset integraali kasutades või kolmekordset ruumintegraali kasutades välja arvutades elektrivälja tugevuse mis tahes punktis. Seni kaua, kuni meil oli teada siis laengute jaotus ruumis või võib isegi olla universumis. Ja teatud lihtsamatel juhtudel saime kasutada ka Gaussi seadust, mis võimaldas siis selle kolmekordse ruumintegraali asendada heal juhul kahekordse pindintegraaliga, kuigi Gaussi seadust on mugav kasutada ainult üsna sellistel piiratud sümmeetrilistel juhtudel, aga mõnikord on ta abiks. Ja selgus, et üldjuhul on meie elu lihtsam, kui me ei arvuta laengute jaotusest otse elektrivälja tugevust, vaid teeme ühe vahesammu. Nimelt leiame sellise suuruse nagu elektrilise potentsiaali. Seda sai samuti siis laengute jaotusest leida ja potentsiaalist sai leida siis samamoodi elektrivälja tugevuse seosega, et elektrivälja tugevus ei ole mitte midagi muud kui potentsiaali gradiendi vastav väärtus. Aga kuna gradiendi arvutamine on tuletise leidmine, mis on matemaatiliselt palju lihtsam ja samas ka siis potentsiaali leidmine laengute jaotusest kipub tavaliselt olema lihtsam, siis sellise vahesammu tegemine võimaldab elu lihtsamaks teha. Nüüd, kui meil on tegemist magnetväljadega, hetkel me räägime veel staatilistest magnetväljadest, siis kõige aluseks on meil siis voolude jaotusruumis. Seda võib siis jällegi kõige üldisemalt kirjeldada siis voolutihedusega mingis punktis. Ja jällegi selle põhjal on võimalik siis välja arvutada magnetvälja tugevus põhimõtteliselt kogu ruumis. Ja tööriist, mida me selleks siis kasutasime, oli Biot-Savarti seadus. Biot-Savart. Ja jällegi oli meil teatud sümmeetrilistel juhtudel võimalik oma elu lihtsamaks teha, võttes appi siis seaduse, mida inglise keeles tuntakse kui Amperi seadus. Eesti keeles vaatasin järele, on selle nimi koguvooluseadus. Aga jällegi sarnaselt Gaussi seadusega võimaldab ta küll teatud juhtudel asjad lihtsamaks teha, aga enamasti töötab ainult sellistel ilusatel sümmeetrilistes olukordades. Ehk tekib selline loogiline küsimus, et kui me elektrivälja puhul saime sellist kaarega minnes kergema vaevaga tulemuseni jõuda, et kas äkki on siis ka magnetvälja jaoks olemas midagi, mis on analoogiline potentsiaaliga elektrivälja jaoks. Ja vastus on jah, ja tegelikult on neid suisa 2 tükki. Käesolevas videos vaatame neist esimest ja natukene lihtsamat, mida siis tuntakse skalaarse magneetilise potentsiaali nime all. Ja nagu mainisin, magneetilisi potentsiaal on 2 tükki, seega on olemas ka teine, mis on vektorpotentsiaal, aga selle kohta tuleb meil eraldi video. Ja jällegi on siis selline suurus, mida on põhimõtteliselt võimalik siis voolude jaotuse kaudu leida ja millest omakorda on võimalik siis tuletise võtmise teel saavutada magnetvälja tugevus ja defineerimegi siis selle hetkel meile tundmatu suuruse taoliselt, et samamoodi siis tema gradiendi vastane väärtus annaks meile siis otsitava magnetvälja tugevuse. Nii, ja vaatame edasi kõik ühe näite najal. Olgu meil siis XY tasand ja vaatame seda ülalt või alt, sõltuvalt kummal pool klaasid olete. Siin on meil siis X-telg, siin on meil Y-telg ja Z-telg siis kulgeb, eks ole, tahvlist väljapoole. Ja olgu selle Z-telje peal meil jällegi lõputult pikk ja lõputult peenikene alalisvooluga juhe,
mida läbib siis alalisvooltugevusega I ja läbi kujutada seda siis suunas, mis on siis ZL ja siis ehk siis AZ ühikvektori suunas. Sellisel juhul me teame varasemast, et magnetvälja tugevus, mida me saame, on siis H on võrdeline voolutugevusega ja on pöördvõrdeline kaugusega siis sellest vooluga juhtmest ja need magnetvälja jõujooned, nagu kõik magnetvälja jõujooned, on alati kinnised ja antud juhul on nad siis kontsentriliste ringide kujulised ja nende suund on siis ühikvektori A phi suunas. Ehk siis kui ma eeldan, et nüüd see Z-telg tuleb minu suunas, siis ma saan selle parema käe haarde reegliga kindlaks teha siis jõujoonte suuna ehk ma võtan juhtme ümber kinni selliselt, et pöial näitab elektrivoolu suunda ja selliselt siis sõrmed kõverduvad magnetvälja jõujoonte suunas. Ehk need magnetvälja jõujooned, ma joonistan ühe välja siin, on siis kontsentrilised ringid ja just sellises suunas. Nii, see on nüüd see, mida me varasemast teame ja nüüd üritame seda varasemat teadmist rakendada, et leida siis, milline võiks olla siis magneetiline potentsiaal siis konkreetse näite puhul. Nii. Ja paneme kokku need kaks valemit, ehk siis jagatud 2 pi rho A phi. Ja ma loodan, et kõik juba saavad aru, et kui me kasutame muutujaid nagu rho ja ühikvektorit nagu A phi, siis me jällegi opereerime silindrilistes koordinaatides, mis on alati mõistlik valik, kui meil on tegemist sellise kena silindrilise või ringilise sümmeetriaga. Ja see on siis definitsiooni järgi miinus gradient meie siis sellest siiamaani tundmatust magneetilisest potentsiaalist. Kui te mäletate, siis gradient põhimõtteliselt tähendas seda, et ma võtsin siis sellest skalaarsest funktsioonist osatuletise tema esimese koordinaadi järgi. Sellest ma sain siis magnetvälja tugevuse esimese komponendi, võtsin osatuletise teise koordinaadi järgi, magnetvälja teise komponendi ja nii edasi. Me näeme, et meie magnetväljal on ainult üks komponent, seega ülejäänud 2 tuletist on ilmselgelt nullid. Ehk siis ma võin seda rõhutada. Me võtame seda tuletist põhimõtteliselt ainult phi järgi. Kuna meil on tegemist nüüd silindriliste koordinaatidega, siis me võime julgelt lahti võtta õpiku või mõne muu materjali ja vaadata järgi, kuidas seda gradienti täpselt silindrilistes koordinaatides arvutati. Ja miinusmärk tuleb siis definitsioonist ja gradient ise nurga phi või siis asimuudi phi järgi on 1 jagatud rho ja siis osatuletis sellest meie hetkel veel tundmatust magneetilisest potentsiaalist sama asimuudi phi järgi. Nüüd loomulikult, kuna meil on alati tuletis ühe muutuja järgi, siis me võime selle osatuletise märgi asemel rahulikult tavalise tuletise kirjutada, mida ma ka järgmisel rea plaanin teha. Ja nüüd on meil tulemuseks siis põhimõtteliselt diferentsiaalvõrrand. Saame natukene lihtsustada, me näeme, et kaugus rho taandub mõlemalt poolt välja, võime võrrandi mõlemad pooled sellega läbi korrutada. Jääb siis järele põhimõtteliselt I jagatud 2 piiga on siis võrdne miinus DUM D phi. Nii, ja nüüd oleks mõistlik mõlemad pooled D phiga läbi korrutada ja siis me saame 2 diferentsiaalset suurust vasakule ja paremale. Kui me mõlemast poolest integraali leiame, siis olemegi selle diferentsiaalvõrrandi ära lahendanud. Ehk siis võin ta veel ühe korra lahti kirjutada. DUM on siis miinus I jagatud 2 piiga D phi. Vasakust poolest integraali leiame, siis me saame siis kogu potentsiaali, eks ole. Potentsiaali diferentsiaal, liidame kõik tükikesed kokku, saame ühe terve. Ja paremal pool on meil siis jällegi tuttav integraal, põhimõtteliselt integraal siis D phi'st, integraal 1 D phi järgi, ehk see on lihtsalt sama nurk ise. Ehk siis see magneetiline potentsiaal UM on lihtsalt miinus voolutugevus I jagatud 2 piiga korda asimut phi. Ja kuna meil on tegemist, eks ole,
määramata integraalidega, rajasid meil kuskil ei ole, sellisel juhul tuleb alati juurde see integreerimiskonstant ja kui te jällegi mäletate, siis potentsiaali puhul, siis see on see nii-öelda see nullpotentsiaali väärtus, selle me saame valida siis vastavalt kas oma soovile või siis mõnikord vastavalt tingimustele meie ülesandes, milline see väärtus olla võiks. Ja kõige lihtsam väärtus, mis sel konstandil olla võiks olla 0. Ja võime selle nulli väärtuse valida siis sobiva nurga jaoks. Kui me mäletame, siis teatavasti asimuuti mõõdeti X-telje suunas ja vastu päeva, ehk siis samas suunas, nagu meil ka magnetvälja jõujooned parasjagu kulgevad. Ehk siis me võime defineerida selliselt, et C võrdub 0-ga, sellisel juhul siis, kui ka nurk on 0, on ka potentsiaal 0, ehk siis selleks nii-öelda nullpotentsiaali pinnaks või asukohaks on meil siis selline väärtus, UM võrdub 0, kui phi võrdub 0. Sellisel juhul on siis see integreerimiskonstandi väärtus samamoodi 0. Ja vastasel või ülejäänud osas siis potentsiaal ilmselgelt siis lineaarselt sõltub nurgast. I jagatud 2 piiga. Näiteks me võime võtta voolu tugevuseks 1 amper, sellisel juhul on siis potentsiaal lihtsalt phi jagatud 2 piiga, mis tähendab, et siis nurga 0 juures on meil potentsiaal 0. Kui me hakkame siis näiteks liikuma selles suunas, siis potentsiaal hakkab, eks ole, lineaarselt kahanema. Näiteks siin punktis oleks ta meil siis miinus 1/4, siin oleks miinus 1/2, siin oleks miinus 3/2 ja nüüd, kui me jõuame tagasi alguspunkti, tuleb välja siis üks selline eripära skalaarse magneetilise potentsiaali puhul, et meil tekib määramatus. Ühest küljest me defineerisime ära, et siin kohas, kus see asimuut on võrdne 0-ga, on meil potentsiaal 0. Nüüd samas, kui me seda valemit järgime ja me teeme täisringi, et jõuame tagasi algusesse, on meil siin väärtuseks 2π. 2π jagatud 2 piiga on 1. Ehk me saame tulemuseks siis 1 amperi suuruse voolu puhul -1. Ehk meil on siis ühes ja samas punktis potentsiaalil 2 erinevat väärtust. Elektrostaatilisel potentsiaalil sellist omadust ei olnud. Kui me fikseerisime ära nullpotentsiaali asukoha, siis kõikides ülejäänud ruumipunktides oli potentsiaalil alati ainult üks väärtus. Aga magnetilise potentsiaali puhul see ei kehti. Seega on üks kahest sellisest magneetilise skalaarse potentsiaali miinusest on see, et ta ei ole alati ruumis üheselt defineeritud. Kui me ütleme, et nüüd see joon siin, kus phi on võrdne 0-ga, elik siis X-telg paremal pool on niisugune keelutsoon või keelupiir, kus kohast me oma töö käigus üle minna ei tohi, siis igal pool mujal kulgedes on see potentsiaal siis üheselt määratud ja saame teda rakendada siis sarnaselt elektrostaatilisele potentsiaalile, aga üldiselt me peame siis arvestama, et kergesti võib juhtuda selline olukord, kus potentsiaal ei ole üheselt määratud, sellisel juhul siis meie arvutused võivad anda väga veidraid tulemusi. Nüüd veel üks piirang, mis on olemas siis magneetilisel skalaarsel potentsiaalil. Nimelt definitsiooni järgi on siis magnetvälja tugevus võrdne potentsiaali gradiendiga, täpsemini selle vastand väärtusega. Nüüd, kui me mäletame, koguvoolu seadus diferentsiaalsel kujul ütles seda, et magnetvälja rootor annab meile siis voolutiheduse mingis punktis. Eks ole, need mõlemad on leitud siis ühes samas punktis. Nüüd rakendame seda sama valemit siis meie uue magneetilise potentsiaali kohta. Ehk siis leiame rootori magnetvälja tugevusest, mis omakorda on siis miinus divergents, mitte divergents, gradient potentsiaalist. Ja saab näidata üsna lihtsalt, et mis tahes skalaarse välja gradiendi rootor on alati 0. Ja me näeme, et need kaks omadust lähevad teatud juhtudel omavahel vastuollu. See tähendab seda, et seesama magneetilise skalaarse potentsiaali mõiste on rakendatav ainult sellises
ruumipunktis, kus siis voolutihedus on 0. See ei ole nüüd õnneks väga hirmus piirang, sest kui me vaatame kas või sama meie näite ülesannet, siis ainus koht, kus see voolutihedus, eks ole, on 0-st erinev, on siin koordinaatsüsteemide alguspunktis, kus x ja y on mõlemad 0, kogu ülejäänud ruum siin ülesandes rahuldab seda alumist tingimust. Seega siis me saame seda kasutada, aga tuleb siis meeles pidada, et tal on siis omad teatavad piirid. Ehk siis kaks sellist erisust või piirangut, üks on seesama tähelepanek, et magneetiline potentsiaal ei pruugi olla üheselt määratud ruumis ja teine on see, et teda saab rakendada ainult sellises olukorras, kus siis voolutihedus on 0, täpsemini sellistes ruumipunktides. Ja võib veel ära mainida, et ka seesama skalaarne magneetiline potentsiaal sarnaselt siis elektrilisele potentsiaalile rahuldab ka siis Laplace'i võrrandit. Üsna lihtne näidata. Ehk siis teame, et magnetvoo tiheduse divergents on 0, mis on ekvivalentne sellele, et ka magnetvälja tugevuse divergents on võrdne 0-ga. Ja jällegi asetame siis magnetvälja tugevuse asemele meie nüüd uuesti defineeritud väärtuse. Ehk siis vastan märgiga gradient magneetilisest potentsiaalist. Ja nüüd, kui parem pool on 0, siis me võime mõlemad pooled selle miinus müü 0-ga läbi jagada. Ja tulemuseks saame jällegi siis, et magneetilise potentsiaali gradiendi divergents on siis alati 0 või kui te mäletate seda gradiendi divergentsi tähistati ka siis delta või del ruuduga, mida nimetati siis ka Laplace'i operaatoriks või inglise keeles Laplacianiks. Nii, ja lõpetuseks panekski siis üks väikse võrdluse kirja elektriväli versus magnetväli. Ehk siis elektrivälja puhul on tegemist staatilise väljaga. Me teame, et elektrivälja rootor on alati võrdne 0-ga. Magnetvälja puhul oli siin üldjuhul rootor võrdne siis voolutihedusega mingis antud punktis ja need kaks asja on omavahel võrdsed, ehk siis mõlemad on võrdsed 0-ga, ainult siis sellisel juhul, kui voolutihedus konkreetses punktis on 0. Jällegi, see ei ole üldsegi võimatu, aga see ei ole alati nii. Nüüd staatilise elektrivälja puhul teada siis see, et joonintegraal sellest elektrivälja tugevusest pikki mis tahes kinnist trajektoori oli alati 0, ehk siis elektriväli on konservatiivne väli. Magnetvälja puhul oli siis koguvoooluseadus, mis ütles meile, et joonintegraal magnetvälja tugevusest pikki mingisugust kinnist pinda annab selle pinnaga piiratud ruumi läbiva voolutugevuse. Ehk jällegi need kaks asja on võrdsed ainult siis 0-ga, kui seda konkreetset integreerimisteed ei läbi vool või siis selle voolude summa on võrdne 0-ga. Ja see ongi siis põhjus, miks ei ole magneetiline potentsiaal üheselt määratud. Ehk kui te panite tähele meie näite juurde tagasi tulles, et kui me tegime siin ühe täisringi, siis see potentsiaal oli võrdne voolutugevusega, et vastand märgiga. Ja kui me teeme veel ühe täisringi, ehk see phi on siis juba nüüd 4 piiradiaani, siis me saame 2 korda voolutugevus. Teeme 3 täisringi, saame tulemuseks 3 korda voolutugevus. Ehk siis see potentsiaal antud näites vähemalt võib lühidalt kirja panna valemiga, et UM on võrdne miinus N korda I, kus siis I on voolutugevus ja N on siis see täisringide arv, mida me oleme teinud. See ei pruugi alati nii olla, see on siis konkreetse näite puhul. Ja kui konservatiivsel väljal oli selline omadus, siis sellest võime kohe automaatselt järeldada, et magnetväli siis ei ole konservatiivne väli, erinevalt staatilisest elektriväljast. Ehk siis nii palju lühidalt skalaarsest magneetilisest potentsiaalist ja magneetilisest vektorpotentsiaalist tuleb siis eraldi video.